head kuulajad, 9. september on käes. Geeniuse digisaade on siin. Täna on meil eetris Tallinnast Glen Pilvre ja Hans Lõugas ja kolmas saate kolmandik Meelis Väljamäe on meiega otse liitunud Berliinist, sest et täna räägime väga palju sellest, kuidas Berliin on Euroopa tehnikauudiste keskmes olnud möödunud nädalal ja kuulame otse koha pealt, mis on uudist, mis jõuab varsti meie kodudesse või kätte ja kuidas üldse tänapäeval tehnikauudistel messidel näha või kuulda saab. Ehk siis peamine uudis läheb Berliini tehnikamessile IFA ja võib-olla üht-teist huvitavat kõlab veel. No nii, hakkame siis saatega peale, aga enne veel, kui keerame oma sagedused Berliini ja IFA peale, üht-teist on veel kõrva jäänud viimasest nädalast, nimelt Meta. WhatsAppi ja Facebook Messengeri ja Facebook emafirma tõmbas natuke nüüd avalikkuse ees katte alt välja oma plaanid, kuidas need äpid hakkavad omavahel ühilduma. Kes mäletab, muide, siis oli eelmine sellest talvel või kevadel, kui Euroopa Liidu nõudmisel juba andsid lubaduse, et jah, ühe äpiga, näiteks WhatsAppiga saab tulevikus ka teiste äppidega suhelda. Nüüd on siis see asi natukene konkreetsemaks läinud ja me näeme, kuidas see võiks välja näha. Aga kuulge, kuidas teil muidu, kas te olete WhatsAppiga parteis või Messengeri parteis, kui ma niimoodi küsin, kas või olete mõlemas parteis? Vaat see on üleüldse küsimus, mida ilmselt peaks mõtlema kõik maailma inimesed, et see ilmselgelt on neid äppe ju tegelikult liiga palju. Mina olen selles parteis. Ehk et kusagil on kellegi on WhatsApp, kusagil on Messenger, siis meil on ju Telegram siin kuulus, eks ole. Ilmselt siis inimesed räägivad hoopis e-message'ite vahendusel ja nii edasi. Et see tähendab seda, et kui sul juhtumisi on erinevate parteide inimesed, siis on sul ka erinevate parteide äpid ja kõik see on paras tohuva pohu, olgem ausad, et võiks ju olla, nagu meil on siis vana hea SMS, et kui sul on juba telefon, siis sa saad saata sõnumi ja sa ei pea nagu mõtlema, et kas see kohale jõuab ja ma ei maininud muide Skype'i, mul tuli meelde, et Skype oli ka ikkagi olemas. Sa ei maininud ka Viberit, mis on praegu kindlasti palju populaarsem kui Skype. Eestiski populaarsem kui Telegram. Päris palju tuleb. Neid tuleb ausalt väga palju jah, et ma isegi see pilt tundub mulle tegelikult nii segane, et kui ma nüüd sedale uudisele otsa vaatan, siis ma ei saagi tegelikult väga täpselt aru, et kas siin toimub siis ainult selline Messengeri ja WhatsAppi teatav ühildumine või pigem ikkagi hoopis see, et EU justkui nõuab mingit ühildumist kõikide nendele äppidel ja see veel omakorda nõuab siis mingit täiendavat ühildumisastet. No asi mis selles, et teatud suurusega ettevõtted on üks tore bürokraatlik termin, mingi väravahoidjad või väravavalvurid või midagi sellist. Ja Meta on nii suur, et tema valvab väravaid. Pääsuvalitseja oli selle asja nimi. Meta valitseb pääsu. Ja nendele on tehtud siis kohustus, kui see puudutab just Euroopa Liitu näiteks, et kui sa saad WhatsAppist saaksid saata nüüd Messengeri sõnumit. Ameeriklased unistagu edasi sellest, see on tegelikult Euroopa Liidu nõudmine ja hakkab meil kehtima. Ehk siis nad on nii suured, et nemad peavad ehitama WhatsAppi ja Messengeri vahele otse liini ja mitte ainult seda, vaid veel rohkemgi. No, siin ongi see koht, et veel rohkemgi tähendabki seda, et need nõuded tegelikult ütlevad siis, et nii WhatsApp kui Messenger peaksid olema siis ühilduvad teataval määral ka kolmandate osapoolte äppidega. Siis täpselt nagu need, mis me siin mainisime, eks ole, iMessage või Telegram või mis iganes. See jääb muidugi eriti natuke selliseks häguseks, et kuidas see siis nüüd peaks täpsemalt välja nägema, et kui ma kirjutan Messengeri tere Hans ja sina oled siis, võtad oma iPhone'i ja siis loed kohe iMessage'ist seda teadet või? No tead, ma lugesin natuke selle tausta ja mõnes mõttes võib see olla reaalsus, aga siin on palju agasid. See juhtuks niimoodi, et Meta nüüd käis selle plaani välja, et äpid hakkavad omavahel suhtlema ja nemad on valmis näiteks WhatsAppist vastu võtma ja saatma sõnumeid teistesse äppidesse juhul, kui nad sõlmivad nendega lepingu. No räägime siis näiteks Apple'ist. Apple peab siis sõlmiga Metaga selleks lepingu ja Meta on pannud tingimustesse kirja näiteks ka krüpteerimise tehnoloogiad ja algoritmid, millele see vastaspool peab vastama, et muidu ei saa olla niimoodi, et ma kasutan WhatsAppi, arvan, et kõik on turvaline, aga teisel pool istub Telegram või Telegraaf või mingisugune kolmas asi ja ütleb, et kõik on ilusti, aga tegelikult ei ole. Ja nad kasutavad seal nii-öelda
selle turvalisuse tuumaks on siis signaali protokoll, see sama signaal muide, mis on ka äpina, aga see nii-öelda tarkus, see algoritm on siis signaali protokoll, mis on praegu WhatsAppi sees, Messengeri sees. Ja Meta ütleb, et kui te tahate teha oma äpi meiega ühilduvaks, et saaks siis omavahel saata, siis te peate sama või võrdväärse tehnoloogiat kasutama. Ja see tähendab, et väga suure tõenäosusega ma ütlen, et kui see asi käima läheb nüüd, siis signaaliga peaks saama ka selle äpiga suhelda WhatsAppi Messengeriga, sest tuumaks on see sama krüpteerimisalgoritm. Kas ka Apple seda teeb, väga suur küsimärk, kes on täiesti oma tehnoloogia sellise portsu otsas, kas nad hakkavad seda muutma või muutma ühilduvaks, võtavad veel signaali protokolli, väga kaheldab. Aga kui see juhtub, on see tore ja veel kirsiks tordil on see, et kui nüüd vist järgmisel aastal see peaks asi käima minema, siis ehitatakse sinna peale veel ka ühilduvad hääl- ja videokõned. Ja no see on juba päris hea, et siis ma ei saada mitte ainult sõnumeid, vaid WhatsAppist saad oma Messengeri kasutavatele sõpradele, loodetavasti ka signalit kasutavatele sõpradele helistada või teha videot ja vaheti, ja sa võid ära unustada, et millist äppi siis su sõber kasutab. Kogu selle tohuvabohu sisu ongi ju piltlikult ikkagi see, et kui me telefoniühenduse puhul räägime või mobiilside puhul, eks ole, on need standardid nii palju paigas, et neid haldab siis see ühendus, kes siis kogu seda GSM sidet nii-öelda reguleerib, siis selle sõnumside äppide puhul ta ongi ju selline metsik lääs olnud algusest peale. Ehk et lihtsalt netiühendust kasutades on siis erinevad firmad hakanud muudkui tegema neid äppe või kanaleid. Ja nüüd see ongi selline rägastik, et väga raske on nagu seda džinni nii-öelda jutumärkides minust purki tagasi suruda, eks ole. Et see nüüd oleks kuidagi selline niivõrd kuivõrd siis ühtne ja lihtsalt mõistetav, et tarbija jaoks muidugi on see ju ideaalne, et ma ei pea enam nagu arvama, et kas minu sõber number 1 ja sõbranna number 2 on selles keskkonnas või teises keskkonnas, et see võiks loomulikult toimida, sest ega täna isegi kui kasutada siin ütleme rohkem, mul on kokkupuutud just WhatsAppi ja Messengeriga ja ma pean ütlema, et WhatsApp, kes on seni ennast ju natuke võib-olla positsioneerinud just sellise turvalisuse poolest, siis nagu latt on kuidagi kõrgemal olnud, mul on selline mulje jäänud. Aga teistpidi selle turvalisuse lati kõrgemale tõstmine nagu tavatarbija jaoks, kes võib-olla siis ei ole nii tavatarbija isegi, kes peab näiteks telefone ja arvuteid või mida iganes vahetama suhteliselt tihti, et neid testida, siis sellega on üks ikaldus. Võib-olla ma olen selline õnnetu inimene, kellega on kõigi asjadega on ikaldused. Ehk et WhatsApp ei luba sul kasutada siis paljusid erinevaid seadmeid korraga. Tal on seal piirangud ja siis tihti juhtub see, et kui sa võtad näiteks uue telefoni kasutusse, siis sellest eelmisest logitakse sind välja ja millegipärast on täiesti reaalne, et kaotsi läheb ka suur hulk sinu ajalugu, olgugi, et see justkui võiks seal kusagil pilves olla, aga tegelikult sa ikkagi, see on sinu enda asi, kui tihti sa seda siis arhiveerid, kus sa oled selle linnukese pannud. Ehk et selline nii-öelda loll kasutaja, nagu ma kipun siis selles valdkonnas kindlasti olema. Ma nagu kuidagi naiivselt eeldan, et lupsti võtan uue telefoni, panen sinna WhatsAppi käima ja räägin edasi siis poole lause pealt, kuhu ma eile jäin pooleli eelmise telefoniga ja üllatust, eelmine lause on hoopis 2 kuud vana ja vahepealsed laused on kõik kaotsi läinud, sest et ma ei tea, midagi on juhtunud valesti. Nii et tegelikult WhatsApp on selle koha pealt ikkagi suutnud mind väga negatiivselt üllatada, et võib-olla see turvalisuse mõttes on hästi tore, et nad ei luba nagu sellistes unustatud seadmetes siis seda kontot hoida, et ei juhtuks seda, et ma ei tea, keegi leiab siis minu eelmise testtelefoni ja hakkab kohe himukalt minu vestlusi lugema. Ma ei tea, mis seal taamal on, aga see konkreetselt puudutab nüüd WhatsAppi, eks, et Messengeri puhul vähemalt need sõnumi ajalood on kohale tulnud, küll aga pean tunnistama, et kui Messenger siin oma turvalisuse nii-öelda kraane keeras ju kinni, mis igas mõttes on hea siin hiljuti, aga sellega seoses oli siin ikkagi teatavaid ikaldusi, et läksid natukene ajalood ja mingid asjad kaotsi, aga suures plaanis see nagu töötab nagu natukene libedamalt. Tead, see sõnum ajalugu on väga huvitav aspekt üldse, et mõnes mõttes sa võtad, ütleme, saad omaette kasutajate kategooria kindlasti, kes kogu aeg vahetab telefone, et enamus inimesi vist ei ole sellised, aga kui sa võtad uue telefoni, logid sisse, selleks, et sa näeks oma sõnumite ajalugu, peab see kuskilt tulema, on ju. See tähendab, et see WhatsApp peab neid kuidagi hoidma ja siis võib-olla loodame, et nad hoiavad neid niimoodi, et nad ise neid ei loe, keegi teine.
aga võib-olla hoopis radikaalne lähenemine on see, et ei lasekski need äppidel nii palju ajalugu hoida, et kas on vaja hoida, et mul 5 aasta vanused sõnumid näiteks seal on. Eilsed sõnumid kindlasti. Ma saan nagu täiesti aru selle sellistest täitsa sisukatest põhjendustest, aga nii-öelda kasutaja poolt vaadatuna on see nagu sama asi, eks, kui sa vahetad tihti telefoni, et kas sinu SMS-id nii-öelda on alles ja tegelikult ju ei olnud, et see on ka nüüd selline uuema aja leiutis, eks ole, et sinu SMS-e sa võid ka justkui eelmisest telefonist või kusagilt võtta, et keegi kusagilt tsentraalselt neid ju tegelikult ei hoiusta, mis turvalisuse mõttes on kahtlemata väga okei. Aga kui sa kasutad selliseid netipõhiseid sõnumisid äppe, siis eks võib-olla lihtsalt me oleme nagu ära hellitatud sellega, et ala nagu Messenger on, et logime lupsti sisse siit, logime sisse sealt ja minu vestlus on olemas, mis on iseenesest nagu ääretult mugav, et ma ei pea selle peale mõtlema, aga loomulikult see haldab sellelt või eeldab sellelt teenuse haldajalt siis mingit teatavat moodi keerulisemat lahendust, mis siis arhiveeriks minu sõnumeid, võib-olla ka krüpteeriks veel koguni või mida iganes. Jah, no igatahes headus vist on see, et võib-olla tulevikus saad sa võib-olla siis valida mugavama äppi ja teised leiavad sind ikka üles ja saadavad sulle sõnumeid ja neid ei huvitagi, mis äppi sa kasutad. Et ootame, millal siis Meta selle oma 2 äpis tööle paneb ja küllap siis liituvad sinna teisedki. Niisiis, keerame ennast nüüd natukene Saksamaa lainele. Meelis, sa oled IFA messil möllanud mitu päeva. Kuidas seal meeleolud, ütleme selline üleüldine meeleolu ja elevus on? Kas rahvast on palju? No peetakse 100. sünnipäeva ja hästi palju on esinejaid, enamus neist on kohalikke. Esimest õhtut avas Brian Adams, mida mul ei õnnestunud vaadates, mul ei olnud selle jaoks aega ja mingi aeg vist ei esinenud, aga lihtsalt pidas mingisugust kõnet Nicole Scherzinger ja ühesõnaga kuulsaid tegijaid ja kohalikke saksa tegijaid, mis on ka kuulsad, keda mina väga ei tea, on siin ka palju. Ilmselt sellepärast, et samal ajal toimub siin üks teine suur muusikafestival ja ilmselt on üritatud kokku panna. Et üritaks sellist kuidas ma ütlen siis juubeli õngu lükata, aga samas on näha seda, et ikkagi võrreldes koroonaeelse ajaga on see väiksem kui vanasti oli ja selgelt on toimunud ka selline põlvkondade või vahetus ka selles, et kes siin kohapeal on ja mõtlen siis firmade mõttes ja mida nad siin teevad. Ma ei tahaks küll öelda midagi Brian Adamsi kohta nagu halvas võtmes, aga mulle nagu tundub, et vist enam nagu enam paremat kompromissi nagu sellise, et olen kuulus, aga samal ajal vist hästi odav esindaja vist ei olegi. Et mul on tundnud kuidagi, et Brian Adams on selline. Kas ta käinud Eestis hiljuti? Ta minust käib Eestis ikka mis paar korda aastas. Viga 5 aastaga on Eestis. No mul on nagu mulje jäänud, et kui ikkagi sellises pisikeses kauges külas on vaja esinejad, siis kindlasti leidub seal ka Brian Adams. No kui meie saate 100 juubel tuleb, kutsume ka. Minust siin leidub veel odavamaid ja lihtsamaid asju. Smokey näiteks käib Eestis päris tihti. Smokey soendab ja Brian Adams näiteks põhiesineja. Aga 100 aastat IFA-t, no see on tundub päris palju. Glenn, mitmel sa oled käinud 100-st? Ma ei tea, kas me 3 peale kokku 100 korda oleme käinud, aga eks 30 vist kindlasti. Vist kindlasti jah, sest mina alustasin, kui nüüd siin natukene ajaloos heietada vist 2000-ndate alguse sellisel teisel poolel ja IFA ikkagi muutusi järjest suuremaks, et tegelikult mäletame ka meie pensioniealised veel seda aega, kui oli selline mess nagu Cebit. Isegi mina mäletan jah, see oli ikka. Ka mina olen käinud Cebitil ja oli aeg, kus Cebit võttiski IFA-t nagu päris palju sellist ära ja Cebit oli tegelikult nagu rohkem selline arvutile ja arvutijuppidele pühendatud mess ja siis tegi IFA kavala liigutuse, et kuna see audio ja video osa jäi nagu lahjaks ja vähemaks, siis nad võtsid sinna juurde kodumasinad ja see populaarsus kohe kasvas ja võtsid ka need arvutijuppid endale ja siis lõpuks Cebitil jäidki muud midagi üle. Lõpuks on nagu kõik endast tegelikult, IFA jah, miks me siis sellest võib-olla siin natukenegi niimoodi ajaloo võtmes heietame, et 100 aastat, nagu öeldud, on siis IFA suutnud kesta ja aastal 1924 oli muide esimene IFA ja IFA-l tegelikult läbi ajaloo, ma tegin sellise väikse tagasivaate, et on ikkagi esitletud, ma isegi üllatusin, kui palju selliseid asju, mida me täna nagu peamegi täitsa iseenesest mõistetavaks, et võib-olla see nüüd küll ei liigitu asjadeks, aga näiteks aastal 1930 oli siis Albert Einstein ise, kes
IFA-t avas ja samal ajal juba esitleti ka tavakasutajale mõeldud televiisori prototüüpi. See on huvitav, et meil tänapäeval jõuab mingi telefoni või uue nagu innovatsiooni prototüübist kodus jõudmine mingi 5 aastat, eks ole, võib-olla läheb aega, sest telekal võiks 20 kuskil, eks ole, 15 kindlasti. Asjad, mis niimoodi ritta panna, võib-olla kiirelt läbi käia, oligi see, et esimene televiisor siis tegelikult oligi järgmisel aastal, 1931, aga sealt läks väga palju aega ja tegelikult 1967 oli siis see aasta, kus siis IFA-l näidati esimesi värviteleviisoreid, aga siis 1963, mis muide oli siis mõnevõrra varem ka ikkagi täitsa ajastut defineeriv asi, mida ka IFA välja tõi, oli Philipsi kassetimängija, mida ilmselt tänased noored muidugi vaatavad sellise suhteliselt arusaamatu pilguga, aga see oli siis pisike plastmassist karp, kus sees käis lint ja see lint ikkagi oli meil võib öelda siis praktiliselt 30 aastat ikkagi number 1 asi, kuniks siis 1981 tegelikult, ütleme siis küll paarkümmend aastat hiljem, tuli siis esimene CD-mängija, ma mõtlen siis kasseti mõttes paarkümmend aastat hiljem. Ja loomulikult CD-plaadid olid asi, mida siis kõik salvestasid kassettide peale. Ehk et samamoodi siis IFA-l Sony ja Philips näitasid aastal 1981 esimest digitaalset plaadimängijat. Ja paar aastat enne muide oli tulnud siis Sony välja, täpselt samamoodi IFA-l esimesi selle, kus me siis selle nimi on Walkman, taskuplejer. Ehk et kui tänapäeval kõik võtavad mobiiltelefonist, kuulavad musa, siis vanasti kõvemad sägad, kellel oli ikkagi raha palju, võisid osta sellise kasseti karbi suuruse, ütleme siis tänases mõistes natuke suurema kui meie tänane mobiiltelefon, võib-olla paksem, aga isegi mitte oluliselt suurem kassettmängija, milleks oli siis Sony Walkman. Algselt seda näidati siis IFA-l, sinna käis kassett sisse ja seda sai siis kõrvaklappidega sai kuulata. Muide igasugused teised firmad tegid ka sellest tuules üsna ruttu selliseid suuremaid ja koledamaid koopiaid, nii et omal ajal selline tasku kassetimängija oli väga kõva teema. Neid suuremaid ja koledamaid koopiaid, kui sul oli valuutat, said sa osta kauplusest turisti, kui sul valuutat ei olnud, siis pikalt tänapäeval oli komisjoni pood, kus ka neid osta sai väga kalli hinnast muidugi. Jah, ka mäletan siin nendest aegadest, et minul isiklikult tol ajal kahjuks ei olnud sellist rahakotti ja võimalust, et just nimelt Sony Walkmanid saades, need Walkmanid olid tõesti sellised, nad olid imetillukesed, need odavamad koopiad olid kobakamad ja neid mul oli. Aga see emotsioon, et sa said panna ka taskusse muusika ja siis kõrvaklappidest kuulata, üliäge, et sai alguse IFA-l. Ja siis läks natuke aega mööda, kui siis Sony tõi välja minidiski, mis juhtus ka IFA-l ja minidisk muide oli selles mõttes päris märgiline ja tore toode, et me võisime küll neid toredaid CD-plaate, mis olid väga-väga hea kvaliteediga, võrreldes siis ütleme vinüüliga, mis tol ajal ka oli ju selline meedium, mida ikkagi kuulati. Et neid ei saanud siis kuidagi kvaliteetselt kopeerida, ainuke võimalus kopeerida oli kasseti peale, aga kasseti ikkagi natuke seal sahises ja tegi muid asju, aga siis minidisk oli tegelikult asi, mis tõi sellise täiesti digitaalse kopeerimise ka taskusse, et minidiski mängijad olid küll ka suuremad, aga see, et sa said võtta kaasa sellise pisikese plaadikese, kuhu peale siis täis digitaalsena muusikat kopeerida, oli väga kõva sõna. Ja see minidisk oli ju selles mõttes selline, esiteks oli ta esimene laialt levinud tehnoloogia, kus kasutati kokku pakitud muusikat, mitte siis nagu nii-öelda WAV-faili. Ja teine asi oli see, et see oli ka selline asi erinevast CD-st, mis hiljem tuli veits, eks ole, oli minidisk, see plaat ise oli seal sellise plastikkarbis peidus, et oli üsna nagu turvaline, ta oli katke ja kriipinud ära, eks ole. Ja CD tuli täis parem, aga CD peale ei saanud kirjutada. Ütleme nii, et CD-le salvestamine kodus tuli hiljem, jah. Ja see tegelikult ka minidiski lõpuks ikkagi hauda viis, et CD-le oli salvestada odavam ja kiirem. Aga minul oli ka kodus minidiski mängija suur Sony Tech 44 senti laine, kui nad tollal olid, et siis kaasaskantavad klappidega minidiski mängijad mul küll ei olnud, aga ma kasutasin seda tehnoloogiat hea pealega, jah. Ja minidiskid tulid ka muidu autodesse ja ta oli ikkagi, selles mõttes ta oli väga äge gadget, aga selle standardi häda oligi see, et eks ta kippus olema natukene kallis ja aeg hakkas juba nii ruttu edasi minema, nagu Meelis ütles, et siis ikkagi tulid CD-plaadile salvestus ja ei elanud minidisk selles mõttes kuigi kaua ja ma ütleks, et sealt edasi, kui ma nüüd vaatan nagu seda nii-öelda ajajoont, et seni me olemegi või olen rääkinud just sellistest nagu asjadest, gadgetitest, käega katsutavatest asjadest. Aga sealt edasi kipub kuidagi olema IFA läinud selliseks nagu standard ja tehnoloogia keskseks natukene, et näiteks Blu-ray 2003 aasta IFA. Blu-ray oli tegelikult siis nagu me teame selline CD-plaadi suurusele plaadile
salvestatud lihtsalt standard, mis võimaldas sinna siis pressida filme ja muud kraami, aga mis iseenesest ei tundu enam nagu selline nagu vau, kui äge, et see on nüüd panen taskusse. Esimene OLED ekraan loen ma siin 2008, samuti IFA-l ja kõige viimane, mis siin minu reas on lausa 5G aastal 2019. Enam ebamäärasemat asja ei saa üldse olla. See trend on siiamaani, mina mäletan kusjuures seda, kui ma IFA-l nägin esimest korda Sony prototüübi OLED telerit, mis oli ülihea pildiga tol aja kohta, küll mitte vist isegi Full HD või äkki 720 resolutsiooniga, 11 oli äkki või 10 midagi sellist, et tollal olid ekraanid pisikesed. Aga see oli ikkagi nagu täiesti uus tase, sest et sellise kvaliteediga ekraani polnud keegi varem näinud. Kas nüüd öelda, et minidisk oleks jäänud tulematu, kui poleks olnud IFA-t? Ilmselt mitte. Aga IFA on olnud selline mess siis Euroopas, kus ikkagi selliseid maailma tehnoloogia vidinaid ongi sobivalt alati näidatud, esmaesitusi tehtud. Aga nüüd jah, viimased aastakümned siis nagu tundub, et sellised käega katsutavad asjad, ma ei tea, kas nad arenevad siis nii ruttu või neid enam pole nii palju, aga sellisel kujul nagu IFA-l neid väga ei ole või ütleme nüüd, sa saadki Meelis kohe öelda, et kuidas sulle siis nagu mulje on, et kas sellest aastast jäi sinna midagi sellist silma, mis oleks nagu rohkem taskusse pandav kui lihtsalt mingi 5G, ütleme nii. Tegelikult millest peaks võib-olla IFA mõttes alustada on see, et on toimunud täielikult samad asjad, mis toimuvad nagu mujal maailmas, et see IFA järgib ju ikkagi selliseid trende, mis on ka nagu meil muidu näha ja esimene trend on see, et on toimunud nii põlvkondade kui regioonide vahetus, et järjest vähemaks jääb selliseid vanu ja klassikalisi tegijaid ja tegelikult see ei ole ka uus asi, kui sa siin Glenn rääkisid, kuidas alguses oli IFA algas ja ta oli tegelikult siis ju rahvusvaheline raadionäitus, eks ole, saksakeelne nimetus ja siis ikkagi tegid seal ilma ju puhtalt tol ajal suured Euroopa brändid, sest Jaapani suured tegijad tulid peale sõda, eks ole, alles, eks siis seal oli ikkagi Philips ja Grundig ja Telefunken ja sellised asjad, eks ole, mis tol ajal nagu siin ka Eestis müüdi edukalt Grundiga raadioid, et selles mõttes olid sellised ajad ja praegu on nagu see, et näiteks kui teie olete IFA-l käinud ja te mäletate, et Sonyl oli hästi suur putka ja Panasonicul oli hästi suur putka ja Philipsil oli hästi suur putka. Putka kõlab. Terve suur saal oli nende oma ja siis sel aastal on niimoodi, et klassikalistest suurtest tegijatest on põhimõtteliselt alles jäänud korealased, ehk Samsung ja LG on jätkuvalt väga suurelt väljas, kuigi neil väga palju uut näidata ei olnud, aga lihtsalt näitas kõike seda, mis neil olemas on. Ja Panasonicu ma leidsin üles, neil oli väga-väga pisike selline siis võib-olla tõesti putkaks kuskil nurgas, eks ole. Sonyl oli ka selline pisike väljapanek, mis ei olnudki väljapaneks, tegelikult oli tegemist ainult nagu sellise kohtumisruumiga äriklientidele, ehk siis nagu avalikult nad nii-öelda tarbijatele midagi ei näidanudki, aga vastupidi, nagu kõik on enda alla võtnud nagu kas siis uued tegijad või mitte öelda Hiina tegijad, sest et väga palju on ikkagi Hiina firmasid. Kodumasinate alas on ka see, et seal on ikkagi ka neid nii-öelda klassikalisi tegijaid päris palju alles, aga seal on ka juhtunud see, et väga palju neist on ära ostetud ja kellegi teise käes on need brändid, eks ole, aga näiteks kui me räägime suurtest ja uutest, siis loomulikult Hiina tootjad oli väga palju, aga sellistest tuntumatest asjadest, näiteks Anker oli suurelt väljas. Ma ütleks, Anker oli sama suurelt väljas kui vanasti Sony või midagi sellist, et neil on kõik brändid olid nagu eraldi välja olnud, üks suur saal, aga igas nurgas oli nagu oma bränd, neil on ju see Nebula ja siis neil on Soundcore ja siis neil on Eufy ja selles mõttes neid erinevaid brände, mis Ankeril on palju ja nad tutvustasid hunnikuid uusi toote, mis olid päris ägedad, uusi laadjaid, ülipisikesi, taskusse mahtuvaid, kui selliseid 100-wattine taskusse mahtuv pisike telefoni või arvutilaadja oli neil näiteks, siis mis on täiesti uus asi, mida mina varem pole näinud, see on see, et Anker on nüüd ikkagi üldse hästi palju oli just selliseid toitelahendusi või siis ütleme Jackeri ja Ecoflow ja kõik siuksed tegijad, kes teevad siis nii-öelda akusüsteeme ja selliseid asju, eks ole. Ja Ankeril oli ka seda väga palju ja neil oli ka siis esimest kord nägin mina sellist nii-öelda kodu jaoks mõeldud päiksepatareid katusel kodudes mõeldud Powerwalli laadsed asjad, mis on siis nii-öelda koduse energiasalvestussüsteemid, mida sa kuskil seina peale panna, eks ole, et neid oli nagu neil päris palju ja päris ägedad olid. Ehk siis loomulikult Anker näitas uusi kõrvaklappe. Nii.
ma tahtsin ka küsida nende kohta, mida Anker näitab, et tõesti Anker on, see on väga ootuspärane, et seal on. Selles mõttes ma mõtlen, ma ei teadnud, et ta nii suurelt väljas on, aga ta on kuidagi väga palju silma jäänud selle kõige ehitamise müümisega, mida meil on vaja. Meil on klapid, meil on arvutid, telefonid, kõik on USB-C toitega ja Anker on nagu siuke positsioneerinud ennast selle innovaatorina. Ei ole mingi odav bränd, vaid väga hea. Kas sa nägid seda, ma tahtsin küsida, sa mainisid juba, kas sa nägid seda uut pisikest 100-wattist siis? Ja ma nägin seda ja ma nägin. Kui väike ta on? Ei oska öelda, aga ta ütleme niimoodi, et ta on tikudoos või ta on natuke suurem kui tikudoos, aga kui me ütleme niimoodi, et ta on 100-wattini laadija on sama suur, kui oli mõni aasta tagasi 30-wattini laadija, kui sa oskad seda ette kujutada. See on väga vägev, see on vägev asi. Ja üldse neid pisikesi laadijaid ja neid CAN-tehnoloogial, siis laadimissüsteemi, akupankide asju oli nagu miljon firmat ja ka suuremaid oli ka vähem, eks ole, Ugreen loomulikult ja kõik sellised, keda me kuulnud oleme, aga oli ka väga palju Hiina tootjaid, keda me kuulnud ei ole. Aga nüüd, kui me räägime nagu, ja loomulikult, kui me Hiina tootjale juurde korraks tagasi tuleme, siis tegelikult hästi suur väljapanek oli Haieril ja kõigil nendel brändidel, mille Haier on ära ostnud vahepeal, näiteks Candy ja Hoover ja muud sellised. Aga kui me räägime nagu mitte Hiina brändidest, kes seal on ja keda sa varem väga ei olnud, siis Google'il oli täitsa arvestatav väljapanek kõige muuta nende samade pikslitega, eks ole, millest me siin rääkinud oleme. Shark Ninja oli väga-väga suurelt väljas ja neil tuli ka väga palju uusi tooteid välja ja nad võitsid ka mingid Best in IFA auhindu oma kohvimasinatega. Aga Shark Ninja on üldse, eks on, neil oli robotolmuimed, neil oli kohvimasinaid uusi, neil olid need kuulsad jäätisemasinad, mida nad teevad üldse, ütleme sellise USA kodumasina tootjana või köögimasina tootjatena on nad ikkagi praegu järjest, nad teevad nagu väga suurt tähelendu ja seda oli ka IFA näha, et nad nagu ikkagi on leidnud. Shark Ninja, ma arvan, on Eesti turul ju täiesti tundmatu. Ja, et ongi, tegelikult on siis 2 brändi, üks on Shark ja Shark on siis nii-öelda tolmuimejad, eks ole, ja muud sellised kodumasinad ja ka viimasel ajal nad, ütleme nii, et Shark Ninja üritab olla mõnes mõttes Dyson, eks ole, et nad teevad nagu enne tegid tolmuimejaid, mis on väga sarnased Dysonile, nüüd nad teevad ka robottolmuimejaid, siis nad teevad sarnased Dysonile neid juuksehooldussüsteeme, mis on nagu päris head. Ja Ninja on siis nende uuem bränd, mis on köögimasinad, ehk siis igasugused veekeetjad, kohvimasinad, jäätisemasinad hästi populaarsed neil, kuumahufritüürid ja muu siuke pudipadi, mis on väga kvaliteetsed ja väga korralikud. Et nemad olid seal väga suurelt väljas. Kas see tähendab, et nad siis nüüd laiendavad ka oma, kui selline bränd on IFA-l kohal, et nad laiendavad oma Euroopa sellist ja Euronics muideks hakkas hiljuti Shark Ninjat müüma vist mõni kuu tagasi, nii et sel aastal igal juhul. Ehk siis nad on ka siia meie kanti tulnud. Et selliseid oli veel seal, kes on nagu nii-öelda nii palju ruumi ei võtnud enda alla, kui vanasti Sony või Panasonic võtsid, aga siiski nagu täiesti nagu nähtavalt põlvkondade vahetuseks nimetaksin seda mina, eks ole. Ja siis loomulikult oli seal nagu väikseid tegijaid. Mina näiteks rääkisin mõlemani, kellest me mõlemast oleme siin rääkinud e-lugarite võtmest nii Pocketbooki kui Buxiga, kes olid mõlemad seal väljas. Pocketbook oli veits suuremalt väljas, rääkisin nendega, nemad ütlesid, et nemad näevad väga selgeid trende nagu selle millest meiega siin rääkinud oleme, et sellised e-lugarid asjad lähevad põhimõtteliselt 3. Esiteks on see, et inimesed tahavad saada Androidiga seadmeid just sellepärast, et nagu meiegi oleme rääkinud Mirko ja muud asjad, inimesed tahavad lugeda raamatukogust võetud asju, inimesed tahavad kuulata audioraamatuid oma e-lugaritest, need peaks nagu vaatama samal ajal Instagrami teavitusi, eks ole. Ja teiseks siis värviline ekraan koos pliiatsi toega, ehk siis märkmete tegemine, need on need 2 asja. Kolmas on siis sellised lihtsamad seadmed, lihtsalt e-lugerid, lähevadki pigem sellise puuks palmad suunas, eks nad lähevad väiksemaks telefoni kujuga, et oleks mugav taskusse panna. Olid ajad ka, kui mäletan Samsung oma telefonide esitlust kuidagi sihtis IFA-le, täna vist nii enam ei juhtunud, küll aga Honor tõi seal just välja selle oma uusima kokkuvolditava telefoni. Honori uusim on ikkagi see on, mina nimetaks seda parimaks asjaks, mida ma siin näinud olen ühtepidi, mida ma selle aasta IFA-l nägin. Käisin selle Honori pressiritusel kohal, kohe tahaks kiruda, sest et Hiina organiseerimine, see oli kutsetega üritus, kuhu mina pidin siis kutsega ennast registreerima, ka kõik teised inimesed pidid seda tegema ja ometigi hoolimata sellest, et see oli kutsetega ja kõik teadsid, kui vähesed inimesi mahub oli seal tegelikult registreeritud 2-3 korda rohkem kui oli istekohti. Nii et paljud inimesed pidid seisma püsti ja ma ütlesin, imesta keegi ära minnes, see oli väga palav, sest õues oli ka üle 30 kraadiks sulle seal. Aga tõepoolest Magic V3 on ikkagi fantastiline telefon oma ristvara poolest, et seal ta on üliõhuke, mul on kaasas siin Galaxy S23 Ultra, mida ma ise kasutan ja
kirjade järgi on see Honori telefon, mis 3 millimeetrit paksem, aga kui ma panen nad kõrvuti, siis mulle tundub, et see Honori telefon on tegelikult õhem. No mul on siin ees ka millimeetrid ja kui sa ta lahti voldid, peaks ta siis olema 4,35 ja kui sa ta kokku voldid, on ta siis 9,2. Et ta on tõesti juba nii paks või nii õhuke, et ta hakkabki tunduma nagu tavaline telefon peaaegu. Lisaks on see, ja ta ongi, selles mõttes, et selline telefon, see saab nagu niimoodi käes hoida, et sa ei saa aru, et see on volitav telefon, et see on fantastiline. Kaamera on väga hea, ekraan on väga hea, tugevusse usub ka, tundub, et Honor ise, sest et Honori tegevjuht, kes seda keynote'i siis pidas, viskas paar korda telefoni kõigi nähes paari meetri kõrgus, lasi lavale kukkuda ja siis näitas kaamerasse, näete, pole ühtegi kriibu peal. Nii et töötab edasi, nii et selles mõttes julged trikid, eks ole. Ja tõepoolest. Ja mis on siis Honori volditava selline hinnaklass, kuhu ta asetub? Siin ongi see küsimus, et kas ma ilmselt mingil hetkel testin seda ja siis ma saan öelda, mis ma sellest arvan, aga 2000 eurot, 1999 eurot. Mis on veel muidugi on see, et erinevad näiteks Google'i telefonist või OnePlusi volditavast telefonist tuleb Honori Magic V3 ka ametlikult Eestis müügile või praeguses juba on. Elisa on tema nende ametlik partner, lisaks müüakse ka e-poodides ja Honori Balti riikide ja Skandinaavia siis kategooria esindaja ütles, et nad on testinud kõigis teistes ja töötab nii Telia kui Tele2 võrgus ilusti, kuigi nende poodidesse praegu müügile ei tule. Nii et selles mõttes see on tore. Mis on negatiivne on see, et tarkvara on ikkagi, see maitse asi, aga see on ikkagi nagu päris halb. No siin peal vaadata nüüd neid mõõtmeid, kui me ütlesime, eks 9 on palju või vähe, tähendab siis paksuse mõttes, siis võib-olla öelda võrdluseks, et seesama Galaxy Z Fold 6 on 12,1 millimeetrit, nii et see 3 millimeetrit on päris palju. Ja mis siis peaks olema veel selline teatav ninanips Samsungi pihta on see, et ma ei tea, kas sa Meelis ka seda mingi mikroskoobiga nägid, et väidetavalt on siis Honori selle hingemehhanismi peale kirjutatud nii-öelda vabandus Samsung Galaxy Z Fold omanikele, et kahju on. Seda ma ei näinud. Ehk et see on selline päris. Mis sinna kirjutatud? No selline, ma ei saa tervet seda juttu, et palun vabandust, me tegime parema telefoni. Ja see on päris pikk ingliskeelne lugu, et kallid Samsung Z Fold omanikud, meil on kahju. Me teame, et kui erutunud või ärevuses sa olid, kui sa siis said sellise telefoni, mis ikkagi pooleks on võimalik voltida ja siin sulle lubati, et sa saad ikkagi väga ägeda ja toreda asja. Ja nüüd, kui sa vaatad siis seda uut Honor Magic V3 ja tunned, et sind on natukene petetud, et suurus on oluline ja me saame aru sinu valust ja nii edasi ja nii edasi. Ja ühesõnaga siis see lõpeb sellega ära, et me lihtsalt ütlema, et ka meil on tunne, et sa oled saanud petta, et ühesõnaga selline kiri peaks seal siis kusagil olema. Ma personaalselt ei ole seda nüüd näinud täpselt, kus see seal on, aga see peaks olema nagu selle hinge nagu taga küljel sellises ime pisikeses nagu kirjas, mida siis võiks teatava luubiga lugeda. No kui Honorist veel rääkida, siis Honor näitas ka tegelikult kõiki 3 asja, mida Honor näitas, ei ole nagu selles mõttes väga uued, et need on olnud Hiinas müügil juba paar kuud, aga nüüd tulevad ka Euroopasse. Näitas ka tahvelarvutit, mis on selline ütleme nii, et kange tahvelarvuti ja iPad Pro või Galaxy Tab S-iga võrreldav, aga veidi odavam, 600 eurot koos pliiatsi ja klaviatuuriga kaanega. Ja sülearvutit, mis on 14,6 tolli, kaalub täpselt 1 kilo ja täpselt 1 sentimeetri paks, eks väga õhuke ja kerge arvuti, väga hea ekraaniga, nägin oma silmaga. Ja mis on selle selline eritrikk on see, et arvutil on eemaldatav magnetkinnitusega veebikaamera, mis käib arvuti sisse peitu ja mille saab siis panna nii sissepoole kasutajat näitama kui ka väljapoole kedagi teist näitama või pilti tegema, eks ole, see väga huvitav lahendus oli täitsa kas kui mõistlik see on teine asi, aga väga huvitav. Kui nüüd Honorist veel rääkides, ma lähengi siin sujuvalt võib-olla ühe järgmise teema juurde, milleks on siis see, et Honor rääkis väga palju ja kogu see nende esitlus oli tihedalt pakitud täis AI-d ja üldse kogu see mess on ikkagi põhislõuga on AI, kõik kasutavad seda nii palju kui vähegi võimalik. Kõik need tooted, mis vanasti oli, paar aastat tagasi olid nagu lihtsalt nutikad tooted või lihtsalt nagu mingid algoritmiga tooted, need on nüüd kõik AI tooted, eks see kuigi midagi muutunud ei ole, lihtsalt uus nimi on pandud. Eks see oli nagu veidi tüütu, et nagu igale jumala asjale topitakse AI külge ja loomulikult ka Honori üritusel käisid laval Google esindaja, kes rääkis, kuidas Honor on äge firma ja kasutab Google'i pilve ja kuidas nad nagu ikka seda AI asja koos teevad, aga samas
ei ole seal neid asju, mis nagu Google AI puhul meile kõige tähtsamad on. Näiteks ei ole integreeritud Circle to Searchi ja ei ole seal ka vaikimisi Gemini sisse installeeritud, kuigi selle saab sinna lisada, eks ole. Nii et selles mõttes see Google'i selline koostöö piirneb sellega, et lihtsalt see Honori AI asjad töötavad Google'i pilves, eks ole, või ostavad sealt nüüd seda arvutusvõimsust. Honor üleüldse ju tegelikult on natukene selline firma, mille tagant paistavad ka Huawei kõrvad. Honori tagant paistavad Huawei kõrvad ka siis, kui ma vaatan seda tarkvara, see on täpselt 3 aastat vana EMUI, kus on natukene nagu sellist huulepulka peale pandud ja kõik need EMUI vead, mis mulle siis ei meeldinud mulle praegu ka, see on maitse asi, aga see tarkvara üritab väga olla ühtepidi Apple'lik ja teistpidi hiinalik ja see on halvem kui Google'i või Samsungi või OnePlusi tarkvara, nii et aga see on maitse asi, et võib-olla mõnele väga meeldib. Honori eelis oli, et ta oli nagu Huawei, aga veel soodsam Huawei soodusbränd. Huawei oli teel sinna nagu premium brändide sekka, aga pärast seda, kui tekkis kogu see probleem Hiina omanduse suhtes, midagi vist öeldi, et neil on 2 eri OÜ-d umbes, midagi sellist, aga ega siin keegi just nüüd siin üllatud. Kui sa seda AI poolt siis mainisid, täna ikkagi on ju mulje jäänud, et tavalise inimese jaoks seostub ikkagi AI siis pigem nende keelemudelitega või siis mingite nutikate assistentidega või siis ka sellise ägeda fototöötlusega, et mida see AI, said sa nagu aru, et kus sealt kinni võtta, mis see AI kontekst siis oli, et igal pool AI? Sellepärast ei saanud, et nagu iga firma pani seda jumala suvalisse kohta ja minu arust kõige naljakam oli või kõige kurvem oli see, kui TCL-il oli ma enam ei mäleta, mismoodi ennast nimetasid, aga seal kõlas umbes niimoodi selle sloganil või selle sildi peale, et TCL AI powered by Microsoft. Mõtlesin, selge, et kui nad isegi nagu ei suuda nagu ise midagi teha, vaid peavad näitama, et see on meie partner, siis see on ikka pigem kurb kui lahe, eks ole. Sest ega täna ikkagi me jõuame nagu sinna veel, et keelemudelite tegijaid suuri on nagu need samad tuntud nimed, eks ole, kellega Apple teeb OpenAI, Google'il on ikkagi oma Gemini, on olemas Microsoft. Et ega see maailm selles mõttes on üsna ära jagatud juba, et selge see, et kui kõik tootjad seal nagu suurelt nii-öelda pasundavad oma AI-st, siis iseenesest on see tegelikult nagu üks ja sama asi, et aga tead, ma tahtsin öelda, et minu arust on see täitsa nagu vastupidi usaldusväärsem, et ma ostaks selle Microsofti poolt poweritud AI-ga seadme, kui ma arvan, et TCL-il on nüüd oma AI. Seda küll ja võib-olla selle peale läksidki, aga iseenesest üks asi, mida veel võiks AI kohta öelda, on see, et absoluutselt kõik on üritavad siis teha nagu sellest AI-st nagu mingi oma slogan, nagu Apple tegi Apple Intelligence, eks ole, siis LG-l on nüüd Affectionate Intelligence ja nii edasi, nii et teine asi, mida nad nagu üritavad teha, on selle sõnadega mängida ja panna selle mingi oma spin juurde. Aga kui ma nüüd korraks tulen veel selle juurde, et mis seal oli ja mida seal ei olnud, siis üks asi, mida kuidagi uskumatult palju oli robottolmuimejaid. Igal endast lugupidaval firmal oli robottolmuimeja või vähemalt 3 tükki. Lisaks oli siis neil suurematel tegijatel oli igasuguse uusi innovatsioone ja seal on ka muide see, kus ikkagi hiinlased tõusevad, et loomulikult me vist ei imesta selle üle, et Roborock oli väga suurelt väljas ja näitas selle uusi asju. Aga samas ka Dreami näiteks oli väga suurelt väljas ja näitas uusi asju ja. Aga mis siis nii-öelda see siis uus robottolmuijana siis ka AI on suurelt peale kirjutatud, ühendub sinu vetsupotiga ja vartavalt puhast vett. Mitu asja oli, et nii Shark kui Roborock kui Dreami näitasid näiteks seda, et mis on tundub uus trend olevat, et neil on jalad on liikuvad ja nad suudavad siis kas sõita üle kõrgematest trepi nendest uksepiitadest ja võib-olla isegi madalamatest trepiastmetest. Sa ütlesid jalad, no liikuvad, mis on jalad? Rattad tõusevad üles, eks ole, rattad suudavad tõsta roboti kõrgemale, siin vist Roborockile 4 sentimeetri kõrgusele, et ta suudab nagu nendest takistusest üle minna, millest varem ei läinud. Dreami, kui ma mälu mind ei peta, või see Eureka, mul nimed segamini, üks neist firmadest näitas siis ka sellist asja, et kui tal on mopp küljes, siis ta tõustab mopi üles siis, kui ta läheb paksima vaiba peale, et see mopi määriks vaipa ära, eks ole. Ja samal ajal ta tõstab üles ka, see oli vist ikkagi see mingi firma, kes sellest pakust üle sõitis, niimoodi ta sõitab üles ka selle lidari, mis on seal peal, et ta näeks ka seda, et kui seal on takistus on olemas, siis mis on selle takistus taga, et kas see tegelikult on koht, kuhu minna või pole mõtet sinna minna, eks ole. Et sellised asjad, et üritavad teha targemaks, siis Eurekal oli veel see, et esimene robottolmuimeja, mis siis lisaks selle, et see dokkimisjaam puhastab seda robotit, puhastab see dokkimisjaam ka ise ennast, ehk siis, et sinna tekiks mingid bakterid või asju sisse ja lisaks oli see robotil ka siis väga selline tundus nagu efektiivne
nugade süsteem, mis puhastas seda rullikut, et sinna siis karvad külge jääks, eks ole, et see oli ka nagu. No ja need uuemad siis mida tegelikult nüüd CES-il näidati aasta alguses olid just need, siis ma pidasin voti all just silmas seda kanalisatsiooni ja veevärgiga ühendamist, et sa saad doki ühendada sellega ära ja siis sa ei pea seal ise üldse enam nende veepaakidega asjatama. Et üks asi, mida ma tegelikult veel, mis tundus mul huvitav või selline, oli selline firma nagu Switchbot, kes muidu on teinud sellise kardina roboteid ja ukselukke, mis käib tavaliselt ukse külge teevad nutikaks. Sest neile oli selline 2 ühes või 3 ühes lahendus, mis on pisike robottolmuime, mis on tavaliselt väiksem pisike varstolmuime, mis käivad siis ühe doki külge ja see dok tõmbab siis mõlemast nii robotist kui varrest tõmbab siis enda sisse tolmukotti see tolmu ära ja ta on siuke minu arust väga ideaalne lahendus väiksesse korterisse, kui meil on selline 30 ruutmeetrised korterid, eks ole, mida siin arendajad teevad. Et kui sul ikka üldse ruumi ei ole, sul on nagu selline 2 ühes või 3 ühes süsteem, et lased robotil käia ja kus robot ära ei mahu, siis võtad selle varre ja see käib kõik nagu ühes kohas, ühes tükis nagu kompaktselt kokku, et see tundus nagu päris äge lahendus. Aga nüüd on vahepeal läinud aega selles mõttes kõvasti mööda, et olid ajad siin 6-7 aastat tagasi, droonid olid väga kõva teema. Aga nüüd ma saan aru, et just DJI väga sobivalt ajastas oma sellise pisikese drooni ka sinna IFA-le või sa said seda päriselt katsuda? Lennutamisel oli piisavalt suur järjekord, ma lihtsalt ei ole aega sellele passida, aga ma sain näha, kuidas teised seda lennutasid, ma sain seda oma käe katsuda ja oma silmaga näha. No natuke suurem kui peopesa, ehk siis põhimõtteliselt mahub peopesa peale, mahub taskusse. Mina sain sellest niimoodi aru, et ta suudab lennata autonoomselt, paned ta peopesa peale, ütled talle hey fly, ma ei tea, miks selline käskus on, siis ta lendab, teeb sinust pilti või videot, tõstad uuesti käe välja, maandub sul käe peal uuesti tagasi. Nupust pealt on valitava erinevad režiimid, mida siis, kuidas ta sind täpselt jälgib. Ja loomulikult saab lisaks juhtida teda kas DJI äpiga või kui sa tahad seda lennutada kaugemale, milleks tegelikult otseselt mõeldud ei ole, siis saad panna sinna ühendada siis kõik erinevad DJI kontrollerid ja puldid, eks ole, et ühildub 3 erineva DJI kontrolleriga, et saad ka kaugemale saata. Aga pead arvestama, et aku kestab kuni 18 minutit, nii et ja ta on nii kerge, et tugevam tuul võib ära viia. Miks me sellest üldse võib-olla räägime, eks droonid ongi vahepeal muutusidki kuidagi nii palju igavaks, nad reguleeriti väga ära, kõik inimesed said nad omale osta ja siis katki lennata, aga kõik teised ettevõtted peaaegu võib küll nii-öelda välja arvatud siis DJI, et on ju ka üritanud siin vahepeal näidata selliseid autonoomseid taskudroone ja et läheme suusareisile ja droon muudkui filmib mind alt pealt ja ülevalt, aga kõik need on nagu ikkagi rohkem või vähem läbi kukkunud, et ilmselt on DJI võib-olla nüüd just see firma, kus siis äkki nähakse, et nad äkki teevadki selle ära, et tõesti on selline sihukese heas mõttes lolli inimese droon, mis tõesti filmib sind ilma mingisuguse jamata ja siis sa saad selle pärast tervena ka tagasi. Seda oli seal ka päris palju näha, sest esiteks seal on 3 punkti, eks üks asi on see, et see droon on üsna odav, see maksab ilma pultideta 199 € ühe akuga. Teiseks on see, et selle tootja on DJI, mis tähendab seda, et ta tõenäoliselt on kvaliteetne, vähemalt kvaliteetsem kui konkurendid ja odavam kui konkurendid. Ja 3. asi on siis see, et tal on propellerite ümber elastsed nii peal kui äärtes sellised ribad, mis ei lase propellerite katki minna, kui ta maha kukub, nii et ta on nagu üsna lollikindel ka. Kas te arvate, et nüüd jõuame siis sinna, et on DJI kõva bränd, odav hind, kõigile kättesaadav ja veel viskata õhku, et ta teeb sinust siis kuskil turismi vaatamisväärsus kaunis kohas teeb sinust pildi. Et tuleviku reisimine, mis oleviku reisimine on see, mitte kõiki käi selfie pulkadega ringi, vaid igaks viskab oma selle DJI Neo sinna üles ja need parves teevad sulle õigesti inimesed pildi ja maanduvad, sest et see ongi nagu igapäeva. Ega ma imestaks. No seda visiooni on ju täpselt need erinevad firmad, kes on teinud neid taskudroone nagu proovinud just väga ammu selliseid nii-öelda ilma selfie-kepita selfie-droone teha, aga reaalsus ongi olnud see, et nad lihtsalt ei toimi täpselt nii, nagu neid reklaamiti. Aga kui DJI teeb, siis toimib. Ma olen väga kindel, et see on väga suur põhiülesanne, miks inimesed väga suur kasutajabaas, miks tahavad drooni, et endast teha Instagrami pilte. Et kui see asi üks teeb seda, siis Instagramist minu pildi tegemine, see on kõva. Ja igal juhul ja just ei saa nagu, kuidas siis öelda, mitte ületähtsustada või alatähtsustada või kuidas see väljend on, et
et kõige olulisem on see, et see asi töötaks päriselt ja ta töötaks sama hästi nagu see selfie kepp. Ehk et kui sa võtad selle drooni välja ja ütled teile selle hey fly või mida iganes, siis ta teebki selle asja ära ja tuleb koju tagasi. Ehk et ta ei takerdu kuskile puu otsa põõsasse, ei kuku vette, ei lenda kellelegi vastu pead ja toimiks. Et see on nagu ülioluline, kui hästi see nüüd tõesti päriselt tööle hakkab, võt seda peakski proovima. Ja üks asi veel, mida ma mainisin lõpetuseks, mida ei olnud, mida kunagi päris palju oli ja nüüd enam ei olnud. Väga vähe oli erinevaid e-liikureid, igasugused elektritõukse ja rattaid ja üherattalisi ja muid sükest asju, et see ala oli nagu täiesti kadunud. Mõnel üksikul putkas oli, aga üldiselt sellist asja nagu praktiliselt ei esinenud. Sellest on iseenesest kahju, aga mul on tunne, et siin ka muide saab süüdistada Euroopa ametnikke ikka selle koha pealt täie rauaga, et need asjad on minust nii ära reguleeritud ja nii ära keelatud, et kui ma ei eksi, siis Saksamaal ju linnades vist ei tohi nende tasakaaluliikuritega, üherattalistega üldse sõita kusagil avalikel teedel ja nii edasi, et kuidagi jääb nagu mulje, et mingisugune autotootjate karvane ja rahane käsi ulatub ka kuskile otsustajate taskusse, et see jätab täitsa arusaamatuks, et miks nagu seda sektorit niimoodi maha surutakse olukorras, kus me tegelikult võiks just sellist kerget transporti ju vägagi populariseerida ja iseenesest oleks IFA ideaalne koht, kus sellist ägedat liikuvustransporti ju edendada. No me näeme, mis siin Tallinnas ka toimub selle liikuvusega, see on ju totaalne kaos, eks ole, et aga lisaks autodele ja jalgadele ja jalgratastele on ju nii palju ägedaid liikumisviise ja ma ei pea üldse silmas siin neid tõukerattaid, eks ole, et tegelikult on kahju, et see valdkond ei edene üldse nii, nagu ta võiks. Aga tead, ma olen optimist sinu kõrval, ma arvan, kirjutan su jutule alla, aga ma arvan, et murrangu aeg veel kestab, et see murrangu aeg võtab aastaid lihtsalt, aga see kestab veel. Aga kas siis Meelis seal IFA-l nagu seda sihukest liikuvust ei olnudki väga uusi asju? Oli suhteliselt vähe jah, ja väga vähem oli ka igasuguseid autode laadimislahendusi, kuigi kõigil neil Ankeril ja Jackeril ja selliste, kes tegid neid akulahendusi, oli ka integreeritud autolaadimise asjad, sest et need müüdi nagu ühe lahenduseni, eks ole, aga selliseid asju oli seekord jah vähem ja üldse seda liikuvus ja sellist asja oli tõepoolest vähem ja rohkem oli sellist energiat ja laadimist ja selliseid asju. Üks asi, mis oli huvitav, oli see, et ja seda on ka siin peale minu teised kommunikeerinud, on see, et selle aasta oli vaikselt nagu arvutite aasta, et kõik tootjad või kõik protsessori tootjad, Intel, Qualcomm ja AMD ju näitasid oma uute protsessoriga arvutid, nad võitlevad ja andsid enne välja meeles kogused pressiteateid ja tegid mingid pre-briefingud, kus mina ei läinud. Ja lõpptulemus oli see, et ega seal messil endal nagu arvuteid oli vähem kui tavaliselt, aga lihtsalt nagu enne tehti väga suur kära, kuidas meil olid ägedad arvutid, et selles mõttes selline arvute valik ja protsessorite valik ja selline hüpe nagu kvaliteedis on läinud kõvasti paremaks, aga samas koha peal nagu neid näha ei olnud. Võib-olla oli selles asi, et lihtsalt need uued mudelid ei ole veel jõudnud, kui uued protsessorid välja kuulutati või ma ei tea, see on kummaline, et väga palju tehti ära enne kui selle messi ajal, aga samas nagu neid realistlikult nagu näha ei olnud. Üks mulle väga pull asi veel lõpuks siin oli, mis võib-olla ma ei tea, kas ta on praktiline või pigem mitte, oli siuke firma nagu Neura, mis on Hollandi firma, kes teeb selliseid inimese sarnaseid roboteid. Nad ütlesid, et nad on teinud siis nagu igasugust tööstustele nagu sellist robotkäsi ja asju, eks ole, et nemad nüüd teevad siis koju roboteid ja nad arvavad, et paari aasta jooksul see ikkagi areneb nii kaugele, et meil on olemas robotid, mis oskavad käsu peale pesumasinast välja võtta pesu ja selle ära triikida, kappi voltida ja väidetavalt töötavad nad koos ka mingite kodumaiste tootjatega, kes siis oma äppi nende robotid integreerivad, nii et aga sa pead hakkama raha koguma või laenu võtma, sest et see inimeste sarnane robot maksab 30-40 000, nii et nagu lihtsam auto. Ma olen optimist, et hind tuleb alla, et kumbi jõuab enne, kas see robot, mis pesu peseb ja ta muutub mulle kättesaadavaks või see tolmuimeja robot juba, mis käib üle nende levepakkude, tõuseb ka püsti sealt vaikselt ja hakkab siis, et mingisugune lähenemine. Ma siin tahtsingi öelda, et ikkagi tundub, et tunneli lõpus on ikkagi valguskiired, kui me siin ajaloost nagu tagasi vaadates näeme, et IFA on selliseid trende seadnud, eks ole, igasugused minidiskid, mis lähevad taskusse ja televiisorid, mis lähevad värviliseks, et need ütleme, et seesama Honori telefon kokku volitav äge küll ja kahtlemata droon, mis lõpuks käib ümber sinu, on ka võib-olla tore. Aga äkki tõesti tagasivaates saame me öelda, et ma ei tea, just see IFA oli siis see, kus selline tolmuimejast koduabiliseks transformeeruv robot juba natukene oma sellist tolmulapika kätt näitas. Aga kas tõsiselt, kas te mõtlete, kujutate ette, et 40 000 eurot, hind on tohutu, aga sul on kodus masin, mis suudab teha kodutöid.
kas te kujutate seda ette? Hoiab su last ja kõik muid, eks ole, nii et. Meelis, kas sa nägid oma silmadega ka mingit prototüübi algetki või demo videot või midagi? Kaks mudelit oli, üks oli selline, kuidas ma ütlen, kui te olete näinud, kuidas robotid panevad tehas autosid kokku, siis sellise disainiga, sellise käpaga masin, mis siis tegi erinevaid asju. Ja teine oli siuke, kindlasti olete näinud seda Elon Muski humanoid robotit, vaat selle sarnane selline inimest meenutav masin. Sest ütles, et sinna saab ka erinevaid käsi talle külge panna nii 5 sõrmega kui ka siis selliste pinseritega. Ja selle 5 sõrmega pidi olema ikka piisavalt õrn, et ta suudab hoida näiteks lapse mänguasja ja mingit sellist karvast looma niimoodi, et ta seda ära ei lõhu. Ja võib-olla lapse käest ka kinni hoida. Ja see oli nagu selline, ma ütleks, et veidi jabur, aga samas nagu huvitav. Teine asi, mida ma vaatasin ja proovisin Showstoppersil lõpus ja juurde on Jaapani idufirma Vixion, mis teeb prille, et kui te olete kunagi vaadanud Star Trek'i, kus oli tegelenud nimega Jodie LaForge, kellel oli siuke visiir oli ees prilli tasemel, sest oli pime ja selle abil ta nägi, siis see prill oli samasuguseks väga ulmelised, natuke paksud, aga samas hästi kitsad. Ja selle mõte on siis see, et kui sul on vaja 2 paari prille või bifokaalsed, mis siis peavad lähedalt ja kaugelt fokusseerima, eks ole, et vahepeal pead vaatama kaugele, vahepeal vaatama lähedale, siis need prillid peaksid nagu tegema seda automaatselt mingisugune mootoriga liigutab ta siis neid läätsi, eks ole niimoodi, et ta fokusseerib vastavalt sellele, kus see tuvastab, et time of flight sensor on ees, saab aru, kui kaugel asi on ja sinna peale fokusseerib. Proovisin ka, sain enam-vähem teravaks selle pildi või peaaegu teravaks selle pildi, mis mul lähedal oli, siis ma vaatasin kaugele, fokusseeris küll, aga väga teravaks ei läinud. Siis ma hakkasingi mõtlema, et tõenäoliselt on see probleem selles, et ta küll fokusseerib või kompenseerib seda miinust ja plussi, eks ole, aga ta ei kompenseeri silindrit, mis mul olemas on, eks siis nagu mul on sellised üsna tugeva silindriga retseptiga prillid ja ilmselt ta seda nagu, mis iganes selle asja nimi on, müoptia, ma ei ole nimi meelde, mis selle sündroomi nimi on, et seda ta ilmselt kompenseerida ei oska, aga vähemalt nad üritavad midagi teha, et aku peab 10 tundi vastu ja 3 tundi laeb. Iseenesest see on ka tegelikult ka üks nendest tootest, mis on tõesti ju väga äge, et kui paljud inimesed tõesti, kes juba saavad vanemaks kui mõned teised inimesed ja vajavadki lahedale vaatamiseks pluss ja võib-olla kaugele vaatamiseks miinus või mis iganes pidi, et see võtab ikka ära väga palju sellist prilli ettepaneku ja äravõtmise stressi, et see on küll päris huvitav toode. Korda Meelis meie vanemate kuulajate jaoks ja väga selge hääldusega üle selle firma nimi, et siis nad lähevad ostma või vähemalt otsima. Mis see tootja oli? Vixion, X on keskel nagu Vision, aga S-i asemel on X. Vixion 01 on selle toote nimi, Jaapani firma on, nad müüvad Euroopas veel ei müü, Jaapanis müüvad, maksab mingi 600 €, mis kui meil on mingi odav ta ei ole. Loomulikult nad ütlevad kohe ära igal pool oma pressimaterjalides suurte tähtedega, et tegemist ei ole meditsiinilise seadmega. Jumala eest, ära juhi nendega autot, eks ole, te tõsta raskeid asju või mis iganes, sõidi aeg rattaga. Eks siis nad üritavad ikkagi nii-öelda juriidiliselt ennast kindlustada nii palju kui võimalik on, eks ole, et kui midagi juhtub, siis nemad pole süüdi. No see on nagu nõme, võiks ikkagi öelda, et palun juhi autot ja tõsta raske asju sellega. See on praegu hetkel ikkagi nii varakus lapse kingades, et küll see võib-olla kunagi sinnamaani ka jõuab. Kui sa nüüd ühe lausega siis tõmbad 100-aastase IFA kokku, me rääkisime siin droonist, rääkisime sellest volditavast telefonist, nüüd rääkisime nendest prillidest, siis AI-st, siis robotist, mis üle läve pakku sind kiikab. Need olidki siis need asjad. Kokkuvõttes arvutitest ja, ka. Hästi palju oli üks tavalisi asju, millele ma väga viisingi tähelepanu pöörata, need on nii tavalised, eks ole. Ja nagu see trend on, et suured tegijaid on vähemaks jäänud, väiksed tegijaid on juurde tulnud ja Aasia tegijaid on väga palju juurde tulnud, aga ka natuke USA firmasid on see Euroopa turul juurde tulnud, nii et mõnes mõttes on nagu huvitav, aga ma arvan, et selline impact või selline mõju selle lihval meie turule on ikkagi väiksem, kui ta oli 10 aastat tagasi. Muide, üks asi, mida seal praktiliselt üldse ei olnud, mida ma alles nagu hiljem avastasin, mille peale ma hiljem mõtlesin, et midagi on nagu vähem ka, aga mida mis see on ja siis ma sain aru, et audio on praktiliselt täielikult puudu. Ehk siis ei olnud ühtegi klassikalist audiobrändi, Yamahat, Onkiot, muid selliseid. Harman JBL-iga olid vanasti väga kogu aeg olemas suured, need pole mitu aastat juba olnud. Et olid mõned väiksemad tegijad, Kanto audio oli näiteks olemas ja Panasonicu Voxi oli mõned uued Technicsi asjad, aga üldiselt tehed audiot, klassikalist audiot oli väga vähe ja mida oli muidugi palju, oli uusi ja väiksemaid kõrvaklapitootjaid ja kus oli üks trend, mida ma arvan ei puudu, mida kiirelt ära puudun, on see, et väga palju oli
avatud kõrvaklappe ehk siis neid Shoxi tüüpi kõrvaklappe, eks ole, siis selliseid nagu vaata, me oleme siin testinud neid Huawei kõrvalesta ümber käivaid asju ja siis sarnaseid Bose'i omasid. Selliseid oli väga palju, et igast endast lugupidaval väikse kõrvaklapi tootjal oli selline mudel olemas, Ankeril oli selline mudel olemas, J-Labil oli selline mudel olemas. Enamasti nad olid sellised hästi odavad, alla 100 euro kindlasti, kõvasti kehvema disainiga kui siis kallimatel konkurentidel. Mõned Ankeris ma proovisin, ei istunud üldse hästi kõrvas ja Tecno, mis on siis Hiina telefonitootja, mis on IFAL väljas, aga kummalisel kombel ei olnud neil valikus ühtegi telefoni või ainult arvutid ja kõrvaklapid ja kellad, siis Tecnol olid muideks sellised avatud kõrvaklapid, mis olid minu arust üks-ühele selle Huawei klappide koopia. See mõtlesin, kui tulevad samast tehasest või siis on see nagu nii selline protantne kopeerimine, et Huawei võiks kohtusse kaevata, igal on väga sarnased. Aga jah, et siis avatud kõrvaklappe odavama hinnaklassis, see on nagu tundub olema selline uus trend, mida kõik üritavad teha. Ja siinkohal lihtsalt tuleb meil meenus selle ajaloo nimekirja võib-olla audiost rääkides panna üks asi, mida ma ka ise IFAL nägin koos sellise mehega nagu Jean-Michel Jarre. Ja see oli muide aastal 2011, kui härra Jarre esitles IFAL oma 3,5 meetrist, kui ma nüüd ei eksi, iPhone'i dokki. Ehk et sinna sai redeliga otsa ronida ja siis sinna tippu sai panna siis iPhone'i ja see iPhone'i dokk loomulikult oli üks suur kõlar. Ja kui ma ei eksi, kas selle hind oli 500,000 euro kandis, et ta nägi välja nagu selline osaliselt läbipaistev toru, selline suur post ja siis läks see redel sinna kõrvale ja vaat sinna üles siis said panna iPhone'i, et sellist asja näitas siis selline mees IFAL 13 aastat tagasi audioosakonnas. Sellega võikski tänase saate kokku tõmmata, et mõningad ka unistused tulevad sellistest messidelt, sellepärast et kes meest ei tahaks Jean-Michel Jarre 3 meetrist telefoni dokki. Ja et selle audiovärgiga on see, et ilmselt kuna Saksamaal toimub ka teine suur audiole pühendatud mest nimega Müncheni high-end show, siis ilmselt on kõik nad kolinud sinna ja ei taha IFAL raha kulutada. Selge, aitäh siis otse lülituse eest Saksamaalt, aitäh kõigile kuulajatele, ülevaade IFAst tehtud ja tunnike veedetud ja oleme teiega tagasi uute uudiste ja kommenteerimisega juba nädala pärast.